Mis motiveerib inimesi Põltsamaa Felixis töötama? Miks nad tulevad siia rõõmsalt? Eks paljude kohalike inimeste jaoks, kes meil on enamuses, on lihtsalt see fakt, et tegemist on piirkonna parima tööandjaga. Suurim ka vist? Suurim ka ja suurim maksumaksja läbi aastat olnud. Et selles mõttes nagu, et see on üks selline nagu stabiilsus. Teine pool on kindlasti seotud, ma arvan, sellise kultuurilise poolega, sellise mingisuguse fluidumiga, mis meil siin on olemas. Et paljud inimesed, kui uued tulevad sisse, siis nad nagu alguses ei saagi aru, et mis nagu tegelikult toimub ja nad hakkavad sellest hiljem aru saama ja mitmed inimesed, kes on ka siit ära läinud, et meil on ka sellised näited, kes on mingil hetkel läinud ära, teinud kuskil mujal karjääri ja on tulnud hiljem tagasi. Öelda, et vau, et tegelikult, et me olles siin, me ei saagi aru tegelikult, et mis nagu väärtus meil tegelikult selles kultuuris on. Et see on see, et kuidas inimesed omavahel lävivad, kuidas me suhtume inimestesse. Väga lihtsad näited. Hulk aastaid tagasi, kui ma müügiosakonnas töötasin, võtsin tööle müügimeest. Lihtsalt müügi, mina olin siis müügidirektor tollal ja siis ma tegelikult tahtsin ka osaleda selles, et ma valin endale inimesi, mis on ju kõige tähtsam. Ja sisseelamisprogrammi raames siis tegin talle väikse ettevõtte tutvustuse ja siis vaatasin, et kell on sealmaal, et lähme sööme lõunat, et lõunaaeg on. Siis vaatasin mulle suurte silmade otsa, et kas sina tuled minuga sööma? Lõunaaeg on. Et selline, ma arvan, et me nagu läheneme inimesele väga lihtsalt ilma barjäärideta ja hoolime inimestest. Et see on minu selge nagu arusaam, et me nii teeme. Loomulikult võib mõnele inimesele paista teistmoodi ja nii edasi, aga see on nagu selles mõttes, see on kultuuris sees või nagu ma olen nii-öelda DNA-s on see sees. Endiselt inimestel, kui on sünnipäevad, neile tuuakse lilli ja õnnitletakse ja nii edasi. Et see on nagu selline nähtus, mida paljudes ettevõttes täna ei tehta, peetakse seda aja raiskamiseks või nimetatakse ebaefektiivsuseks, et kuulge, et mis lilled, mis kook. Nii et siin on nagu midagi sellist, mingi selline kultuurikiht on nagu olemas, mis teeb siin olemise nagu meeldivaks. Ja head näited on ka need, et meil juhtkonna liikmed mitmed sõidavad siia iga päev Tartust tööle juba 10 aastat. Järelikult see midagi on.